Tere hommikust Brüsselist. Mina olen Minna Melleri ja tegelen Junior Achievement Euroopa kontoris ettevõtlusharidusega ja kommunikatsiooniteemadega. Ja minu teemade hulka kuulub II Hub, mis on Euroopa ettevõtlusõppe võrgustik. Ja olen pärit Soomest, aga proovin teile täna eesti keeles rääkida. Loodan, et saate aru. Junior Achievement Euroopa võrgustik on aktiivne 40 riigis ja meie programmides osaleb iga aasta üle 4 miljoni noore ja me teeme koostööd üle 140 000 õpetaja ja 138 000 erasektori mentoriga iga aasta. Ja mul on hea meel tõdeda, et Eesti on tänapäeval kindlasti hariduse osas esirinnas, ehk siis education nation, nagu te ise ütlete. Ja need eelmise aasta PISA tulemused on kiituseks Eesti õpilastele, õpetajatele ja Eesti haridussüsteemile tervikuna. Ja kui me järgnevalt räägin teile ettevõtlusõppe suunadest Euroopas, siis saate te kohe aru, et teil on suures osas need asjad juba välja mõeldud. Näiteks on Entrecomp ettevõtluspädevuste mudel, millega Euroopa Komisjon tuli välja aastal 2016. See on väga konkreetselt Eesti haridussüsteemis juba olemas. Ja just seda sooviks Euroopa Komisjon ka teistelt riikidelt. Nii et selles mõttes on Eesti kindlasti eestvedaja ja saaks oma head praktikat välismaal rohkem jagada. Sest hetke seisuga pole paljud Euroopa riigid üldse veel nii kaugel ettevõtlushariduse arendamises ja ettevõtluspädevuste integreerimises õppekavadesse. Siin meie Junior Achievement Euroopa võrgustikus on Junior Achievement Eesti üks kõige tugevamaid liikmesorganisatsioone. Esiteks on meil iga aasta Eesti õpilasfirmad Euroopa finalistide kui mitte võitjate hulgas. Ja teiseks on meil väga nõudlikete kriteeriumite järgi iga aasta antav Quality Award, mida antakse kõige tublimale Junior Achievement organisatsioonile Euroopa 40 riigi hulgas. Selle sai 2 aastat tagasi Junior Achievement Eesti. Nii, ma räägin nüüd natukene hariduse suunadest Euroopas. Kõigepealt, mis Euroopa Komisjon initsiatiivid on huvitavad ja siis pärast ka välisriikide arendusest. Euroopa Komisjoni praegused prioriteedid hariduse ja ettevõtlusõppe valdkonnas on seotud maailma suurte megatrendidega ja need on muidugi kliimamuutus ja rohelised oskused. See tähendab kliimamuutuse ja seotud probleemide lahendamiseks vajalikud oskused ja siis ka digitaalsed oskused seotud ühiskonna digitaliseerimisega. Ja muidugi see aasta see koroonakriis on neid mõlemaid teemasid nagu veel olulisemaks toonud, eriti seda digitaliseerimist kiiremaks teinud. Ja lisaks on meil veel üks suur prioriteet hetkel on majanduse taastumine sellest koroonakriisist. No meie siin täna teame, et ettevõtlus ja ettevõtjad on need, kes loovad uusi töökohti ja aitavad noorte tööpuudust vähendada. Ja seda sõnumat me peame julgelt veel jõusamalt välja tooma. Ja praegune küsimus ongi siis, et millised oskused on vajalikud meie suurte ühiskondlikute väljakutsete kontekstis. Ja nagu mainisin juba seda Entrecompi seda pädevuste mudelit, alates aastat 2006 on ettevõtlikkus üks Euroopa Komisjoni 8 põhipädevusest elukestva õppe raames. Ja siis aastal 2016 tuli välja see pädevuste mudel ja see leiab juba Eesti haridussüsteemis rakendust. Ja tänapäeval on sellest Entrecompist jooksvad uued projektid Euroopa tasemel, näiteks Entrecomp Edu õpetajate koolitusele, Entrecomp 360 ja Entrecomp Europe. Et neid projekte tasub kindlasti vaadata lähemalt. Internetist leiab informatsiooni. Aga enamik Euroopa riike peab selles osas veel pingutama, sest kui meie küsisime Junior Achievement Euroopas ja II Hubis,
üle 20 riigi esindajatel, et kas nad teavad seda Antrecompi pädevuse mudelit. Siis enamus teadis, enamus ettevõtlusoppe ekspertidest me räägime. Aga kui küsiti, et kas nad seda kasutavad oma ettevõtlusoppes, siis enamus seda ei teinud. Ja sellel aastal, käesoleval aastal võttis Euroopa Liit vastu kaks huvitavat strateegiat. Esimene nendest on uute oskuste agenda või European Skills Agenda ja teine on digitaalse hariduse strateegia ja ma räägin nüüd natukene mõlematest. 1. juuli see aasta tuli siis välja see New Skills Agenda. Siin on fookus elukestval õppel, aga tähelepanu pööratakse ka ettevõtlusõppele, eriti kutsehariduses. Ja seda strateegiat, see on seotud ka Euroopa Liidu rohelise kokkuleppe ja digipöörde ning hariduse strateegiaga. Ja küsimus ongi, et kuidas me siis saame sellest praegusest majanduskriisist välja? Euroopas tuleb arendada oskuseid, mis toetavad digi- ja rohepööret ning on kasulikud uute võimaluste ärakasutamiseks. Et Euroopas on vaja uusi oskuseid kõikidele, ka õpetajatele. Ja nagu te näete, siin on Euroopa tasemel väga tõsine puudusoskustest. 20% õpilatest, neil pole piisavad oskuseid lugemises, matemaatikas ja teaduse valdkonnas. Siis on 60 miljonit täiskasvanud, kes vajavad koolitus ja 44% elanikkonnast ei oma digitaalseid baasoskuseid. Ja sellel koroonakriisil see aasta on muidugi laial ulatuslik majanduslik mõju, sest on valdkondi, mis on kaotanud 20–40% käivest. Ja see tähendab muidugi seda, et paljud töötajad peavad ennast ümber orienteerima ja omandama uusi oskuseid, et üldse tööturul konkurentsivõimelised olla. Ja selles mõttes Euroopa peab toetama neid oskuste poliitikaga Skills for Jobs, see tähendab oskused töökohtadele, mis panustab elukestvale õppele ja Euroopa töötajate oskuste uuendamisele ja arendamisele. Ja selle hulgas on muidugi ka õpetajate koolitused ja oskused. Ja siis üks teine teema, millel pole ehk piisavalt tähelepanu pööratud, on ettevõtlusoskuste edendamine. Euroopa Komisjon soovib toetada eriti kohalikku majandust ja kogukonda ja näeb ettevõtluse panuse sotsiaalsete probleemide lahendamises. Ja siis nad räägivad ka kohalikest rohelistest lepet, local green deals. Ja on ka näha, et üks tegevussuundadest, number 7 selles strateegias on just ettevõtlusoskuste arendamine. Ja Eestis on see ilmselt juba integreeritud eelkõige kutseharidusse, aga me peame ka muudes valdkondades pingutama, et iga laps ja noor saaks osaleda vähemalt ühes praktilises ettevõtlusprogrammis oma kooli ajal. Ideaalne oleks muidugi, et neid võimalusi oleks palju rohkem erinevates vanuse kategooriates. Aga kui arvestame, et meil Junior Achievementi programmidest on iga aasta umbes 4 miljonit noort kogu Euroopast, siis on kasvuruumi veel tohutult palju. Ütleme, vähemalt 30 korda rohkem noori võiks osaleda ettevõtlusprogrammides. Teine nendest komisjoni initsiatiividest, mida mainisin, on digitaalse hariduse strateegia. Sellel on 2 prioriteeti, kõigepealt digitaalse hariduse ökosüsteemi arendamine ja teiseks digitaalsete oskuste ja pädevuste arendamine. Ja ökosüsteemi arendamises, selleks on vaja infrastruktuuri, digitaalseid seadmeid, kvaliteetseid digitaalseid õppematerjale, aga ka õpetajad, kes saavad digitaalselt hakkama ja kellel on piisavalt võimalusi ennast täiendada. Ja aastal 2022 plaanib komisjon välja arendada digitaalse hariduse edutegureid. Ja Eesti haridusministeeriumil on siin kindlasti võimalik panustada. Et rääkige palju oma heast praktikast ka Euroopa tasemel välismaalastele, sest ma arvan, et teil on Eestis hetkel Euroopale õpetada, kui vastupidi.
Ja lisaks järgmine aasta plaanib Euroopa Liit tulla välja ettepanekuga, et kuidas kaugõppet organiseerida põhi- ja keskhariduses. Ja see teine prioriteet on siis digitaalsete oskuste ja pädevuste arendamine ja selle hulgas on nii digitaalsed baasoskused kui ka digitaalsed oskused alates noorest east. Teadmised tehnoloogia valdkonnas, eriti tehisintellekt ja siis ka tahame muuta digiteemasid atraktiivsemast, eriti tüdrukutele ja noorte naistele. Ja no ma ütleks, et Eesti on digitaalse hariduse osas ka kindlasti eestvedaja rollis, sest seda suuresti tänu ka teie e-riigile. Ja see aasta nägime, et paljud suured Euroopa riigid on oma haridussüsteemi digitaalse osale vähem tähelepanu pööranud ja pole vastavasse infrastruktuurist investeerinud. Ja seetõttu oli neile see aasta see distantsõppe periood eriti raske. No miks see oskuste strateegia ja digitaalse hariduse strateegia meile ettevõtlusõppes ja selle valdkonnas on huvitav? No ma ütleks, et sellepärast, et nagu mainiti, hetkel ei ole ettevõtlusõppe kõige suurem poliitiline prioriteet. Aga kui me suudame näidata ettevõtlusõppe olulisust praeguste suurte eesmärkide kontekstis, siis sellega me saame edasi näidata, et ettevõtlusõppe peaks olema väga oluline osa tänapäevast haridusest ja et see võimalus tuleks anda igale noorele Euroopas. Näiteks digitaalste oskuste arendamine konkreetse õpilasfirma programmide kaudu või siis kuidas noori kaasata kliimaprobleemide lahenduste leidmisse oma minifirma ärimudeli kaudu. Need on kõik huvitavad teemad. Ja näiteks Rootsist on selle aasta alguses toimunud uus digitaalse ettevõtlusõppe programm, mis on algklasside õpetajatele suunatud. Järgmine nädal te kindlasti teate, komisjon korraldab Digital Education Hackathon, sellise hackatoni. Loodan, et Eestis ka osaletakse sellele. Teil on hackathonide osas palju arenusid juba see aasta. Nii, nüüd ma sooviks, Junior Achievement Euroopa, me teeme koostööd komisjoniga järgmiste aastate projektide väljaarendamiseks ja me oleme viimased paar aastat kokku toonud ettevõtlusõppe praktikuid ja ekspert kogu Euroopast, et välja mõelda, kuidas Euroopa Liit saaks toetada positiivseid arenguid ja häid praktikaid. Meil tegelikult oli Tallinnas üks aasta tagasi konverents. Ja selle töö pinnalt me arendame hetkel välja soovitusi 6 osavaldkonnas, mis näete seal. Esiteks juhtimine ja strateegia. See tähendab näiteks ministeeriumite vahelist koostööd ja ka näiteks Euroopa Komisjoni erinevate direktoraatide vahelist koostööd. Siis on õpetajate baaskoolitus ja õpetajate täiendkoolitus. Mainisin juba seda Antrecomp Edu projekti. Siis on erinevad üldiselt koostöö ja võrgustikud ja siin on kindlasti, kui me räägime tervest ökosüsteemist, siis on edu ja tegu väga hea praktika, mida võiks mujale Euroopasse viia. Ja viiendaks, ettevõtlusõppest tuleb rohkem rääkida ja ka sellest, kuidas see noortele mõjub ja kuidas seda alustada oma koolis ja sellised praktilised küsimused. Ja siis lisaks teadmisprojektid Euroopa riikide vahel. Nii et paljudes Euroopa riikides liigutakse samas suunas nagu Eestis ja tehakse rohkem pädevustele baseerituid õppekavasid. Aga samas paljud haridussüsteemid Euroopas tugenevad ka endiselt suuresti passiivsetele õppevormidele, otsesele juhendamisele ja meeldejätmisele, mitte nendele interaktiivsetele meetoditele, mis edendavad tänapäeva ühiskonnas vajalikku kriitilist ja individuaalset mõtlemist. Aga Eestis ja teistes Põhjamaa riikides keskenduvad need pädevuspõhised õppekava reformid rohkem just innovatsiooni ja loovusoskustele. Ja sealhulgas on keeruliste probleemide lahendamine, meeskonnatöö ja juhtimine. Ja see pedagoogika on nihkunud probleemipõhiseks ja koostööl põhinevaks õppeks.
ja see nõuab koostööd ja vastab muidugi tuleviku töövajadustele. Ja ma mainiks paar asja teistest riikidest. Soomes esiteks pädevuste hindamisest. Et Soomes õpilasi ei võrrelda üksteisega, vaid neid suunatakse püüdlema omaenda õppe-eesmärkide saavutamist. Ja õpetajad aitavad neil õpilastel eesmärkidest aru saada ning oma tegevusi ja arenguvajadusi ära tunda. Ja selles mõttes, et õpetajad pakuvadki õpilastele võimalusi enese hindamise ja kaaslaste hindamise oskuste arendamiseks. Ja sarnastele printsiipidele põhineb ka Junior Achievementi Entrepreneurial Skills Pass, ESP, sertifikaat, mis saab õpilasfirma õpilad aasta lõpuks. Saksamaal on ka pädevustega suhtumine, aga natuke teistmoodi. Seal vaadatakse õppija rolli elukutse kontekstis ja ühiskonnas. Ja seal vaadatakse nagu kahes osas tegelikult. Vaadatakse koolipõhist ja tööpõhist väljundeid kui õppe-eesmärke. Ja sellel aastal on Saksamaal näha suuremat keskendumist majandusharidusele ja paljudes liidumaades lisati see aasta kooli õppekavasse uus majandusega seotud õppeaine. Lisaks nüüd see koroonapandeemia on Saksamaal, ta on konsolideerinud Saksamaal neid majandusharidusega seotuid algatusi. Ja samuti on meie Junior Achievement seal ühes liidumaas Baden-Württembergis on uuendanud seda oma õpilasfirma programmi koos õpetajatega, kes sellega siis tegelevad. See oli ka väga hea eesmärk. Rootsist mainin tähelepanu digitaalsessioonidele ja digimaterjalidele selles koroona kontekstis. Ja detsembris toob Junior Achievement Rootsi tulevastele õpetajatele välja uue lehekülje, veebilehe, kus nad saavad enne õpetajana tööle astumist ettevõtlusega seotud informatsiooni. Kõik õpetajad. Ja Austria esitleb järgmine nädal uue ettevõtlusõppe riiklikud tegevuskava 2020-2025. Seal on olulisi ja uusi tegevusi ja see on välja töödeldatud ministeeriumite ja sidusrühmadega koos. Ja samuti on Austria UNESCO organisatsioonis juhtinud ja töötanud välja ettevõtlusõppeasutuse Canvase kontseptsiooni. Ja siis on veel Euroopa lastevanemate katusorganisatsioon tegeleb lastevanemate ettevõtlusoskuste arendamisega, et olla lastele eeskujuks. Ja hiljuti on Hollandi Erasmus Plus agentuur tunnustanud lastevanemate rolli ettevõtlikkuse koolitajatena. Parentrepreneurs on see sõna. Ma ütleks lõpuks, et Eesti on hetkel maailma tipus oma hariduse ja ka ettevõtlusõppe osas, aga maailm ei seisa paigas ja koroonaviirus on paljud arenguid veel kiiremaks teinud see aasta. Ja ressursside ja raha investeerimine koolidesse ja eriti õpetajatesse on väga oluline. Ja ma ütleks, et Eesti tugevused on kindlasti väga tugev koostöö ja koordinatsioon ministeeriumite tasemel ja ka terve ökosüsteemi ulatuses. Ja teil on dünaamiline ettevõtluse ökosüsteem ja ka majandussüsteem, mis toetab uusi ettevõtjaid ja töökohtade kasvu. Ja siis kõik see e-riik ja digitaalne know-how ka hariduse osas ja koolides, ehk rohkem rahvusvahelist marketingu ka sellest, see riigi bränd on väga oluline ja siis muidugi kõrgetaseme õpetajad ja õpilad, tublid õpilad ja see Education Nation riigi bränd on teil väga hästi välja mõeldud. Ja need ettevõtlusõppe ja digitaalse hariduse tihedad seosed on olulised ka näiteks investeeringute mõttes. Sest hetkel on võimalik riiklikul tasandil näiteks rahastust taotleda ettevõtlusõppematerjalide ja vahendite digitaalseks vormistamiseks. Te teate, et Euroopa Liidu taaskäivituspaketis on 750 miljardit eurot, mida jagatakse.
Nii, et vastan hea meelega küsimustele ja võtke kindlasti minuga ühendus, kui soovite lisainformatsioone või kontakte ja muidugi ka Junior Achievement Eestiga, seal tegevjuht on Kersti Loor. Aitäh teile! Ja Minna, suur aitäh selle ettekande eest. Aeg läheb kiiresti, nagu ikka, 2 sellist väikest kiiret remarki. Üks number selle osas, mis puudutas siis Euroopas täiskasvanute mahajäämust, näiteks digitaalse oskuste osas. Ma arvan, et siin just väga paljudes olukordades võivad olla noored need, kes oma vanemaid järgi aitavad ja siin sellel ettevõtlusõppel võib olla hoopis suurem tähendus kui ainult õpilasega tegelemine. Ja mul on väga hea meel teada anda, et Eesti osaleb selles häkatonis, kus uusi ideid välja mõeldakse ja me oleme jälle esirinnas. Me teeme selle asja ära lausa nädal aega varem kui ülejäänud Euroopa. Nii et juba sellel nädalavahetusel see üritus toimub. Aga üks küsimus ka siia lõppu. Ja see on selline, nüüd tuleneb sellest, mida te tunnete seda Eesti olu ikkagi väga hästi, siis on küsijad tahtnud teie käest ühte sellist soovitust, mida teie ütleksite õpetajale, kes koolis järsku küsib, et aga miks on mul vaja õpilastele ettevõtlikkust või ettevõtlust õpetada? Mis need 3 asja oleks, mida teie talle kindlasti ütleks? No ma ütleks seda, et tegelikult ettevõtlusõppe on suur võimalus koole ja haridussüsteemi modernsamaks teha. Edumuse Maria Rahamägi seda ütles hiljuti, et tegelikult ühiskond muutub väga kiiresti, aga meil koolid on ikka nagu eelmise sajandi süsteemis. Ja kõik need õpetajad, kes on vähemalt ükskord proovinud neid ettevõtlikuid õppeprogramme või meetodeid, siis nad üldiselt jäävad nende juurde. Sest seal on just see, et õpetaja enam ei seisa seal klassi ees ja õpeta, vaid ta on mentor, ta on rohkem aitab noori leida neid oma tugevusi. Ja kui me räägime, et ka selle koroonakriis on ka näidanud, et tegelikult need ühiskonna suured pinged ja suured vahed nagu nende hulgas, kes saavad hakkama ja kellel on kõik ressursid olemas ja siis nendel, kellel on raskem, neid saab ka vähendada sellega, et annaks igale noorele võimaluse seda oma potentsiaali nagu konkreetselt ja ise arendada. Väga tore Minna. Suur aitäh selle väikese inspiratsiooni eest veel vastusena ka ja loomulikult ettekandes eest samuti. Suur tänu. Ja meil on hea meel pakkuda üks väike aplaus ka, sest et me oleme täna osaliselt isegi siin saalis, nii et see haruldane moment, mida tänapäeva konverentsidel väga sageli ei kuule. Aitäh Minna, sulle tervitused!